Pika traditsiooniga rahvusvahelist muusikapäeva peetakse Eestis juba 8. korda. Kuna sel aastal on olnud paljude armastatud kodumaisete heliloojate juubelitähtpäevi, otsustati tänane programm pühendada just kohalikule muusikale. Muusikapäeva eesmärk on lihtsalt öeldes tuua muusika inimesteni, sest väga palju on meie ümber kõiksuguseid helisid, mis kergelt lihtsalt võib-olla kumuleeruvad müraks kokku, aga tegelikult kui võtta see hetk ja tõesti süveneda nendesse helidesse, leida sealt mingi rütm, mingi hingus, et see on nii suur rikkus, mis on tegelikult meile nii kergelt kättesaadav, aga igapäevamelus kipub väga lihtsalt ununema. Statistiliselt toimuvad ligi pooled Maarjamaa kontsertidest Tallinnas. Muusikapäeva korraldajad soovivad aga tasuta üleriigiliste kontsertidega jõuda võimalikult paljude Eesti inimesteni. Just kõigini jõudmise tõttu on eelnevatel aastatel kontserte antud ka väga ootamatutes kohtades nagu trammid või bussipeatused. Tänavu ruumi mõttes me lähenesime märksa traditsioonilisemalt, valisime igasugused kirikud, kultuurimajad, kus on väga palju ruumi ja väiksemates kohtades tegime eelregistreerimise, et natuke tagada sellist hajutatavust. Korraldajad kutsuvad üles tähistama muusikapäevaga kontserdite väliselt. See, kuidas seda päeva austada, on iga inimese enda valik. Vestle muusikast, kuula endale tundmatut muusikastiili, mängi pilli või naudi lemmiklugu. Igal moel on täna hea päev pühendada hetk helimaailmale. Et inimesed kuuleksid rohkem just ka tõsist muusikat. Et muusikat on küll palju meie ümber igal pool, aga et võib-olla kuulata rohkem ja süveneda rohkem muusikasse. Üleriigilise muusikapäeva lõpetab muusikapreemiate tseremoonia Estonia kontserdisaalis.